Hommik. No tänane hommik oli täiesti tavaline. Aga siis ma otsustasin, et kui ma tulen siia rääkima disainist, siis ma ikkagi panen endale roosa pluusi selga. Ja see on sellepärast nii, et kas sa panid tähele mind, kui ma sisse tulin, et pluusi on äge? Kas te panite tähele, jah? Et lugu selline, ma räägin loo ära, et see on kingitud mulle 9. klassi õpilase poolt ja 12 aastat tagasi ja siis ma õpetasin siis järele tegemise tehnikaga ja see laps esimeses tunnis oli, lõikas pluusi välja ja siis ta kadus ära. Me ei käinudki enam koolis. Ja kui siis moeshow tuli, mis on meil alati kevadel, siis maikuus, siis minu hämmelduseks oli ta koos pluusiga kohal. See on minu kõige suurem emotsionaalne hämming, 150%, see oli nii ilus, oli, et ma tahan ka. Ja siis, kui ma nägin, mis see sees tuli, siis ma mõtlesin, aga see ei lugenud mitte midagi. See on puhtalt töötamata pluus seest, sest et disain oli nii kõrge. Ja ma tahaksingi öelda, et tõenäoliselt, kui see laps oleks käinud minu tunnis, teinud järgi, mis mina ette näitan, siis sellist taset poleks saanud. Sest mina tegin ju kõik asjad nii, et teeme ühtemoodi. Kõik lapsed tegin ühtemoodi munakivideks, aga tema tuli välja oma disainiga. Intellektuaalne looming. Ja selle ma lükkasin siis praegu endale selga, et näeks, et ma olen mitte midagi muutnud. Ma võin teile pärast näidata, mis see sees on. Üks. Okei, kuule, aga alustame. Sa juba rääkisid nii ilusa juttu, ei hakka siin kinni panema. Tundub, et lained tulevad sisse. Tere, kallis kuulaja. Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuuled raadiot Roosa Raadio. Minu tänaseks külaliseks on Marje Peedisson. Juttu tuleb kokanduse ja käsitöö disaini õppest ja sellest, kuidas see õppeaastate jooksul on muutunud ning võib-olla veel täpsemalt sellest, kuidas Marje ise on nende aastate jooksul õpetajana muutunud. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist! Tere, kallis kuulaja! Mina usun, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ennast ka paremini tundma. Ja minu vastas istub täna alati särav ja täna veel eriti särav, et kallis kuulaja, ma loodan, sa kuulsid ja mõtlesid kaasa juba seda lugu sellest bluusist. Tere, Marje! Tere, Maigi! Tere, Mari! Tere teised pealtkuulajad ja kogu kuulajaskonnale tere! Ja, et täna me oleme siin Miina Härma koolis ja sina oled üks suur tükk siin Härmas. Räägi, kuidas sa Härmasse sattusid? Kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma teadsin, et minust saab spordiarst. Ja ma õppisin ka kirjandit vene keeles kirjutama. Ja siis vanaisa sai infarkti ja me siis läksime vaatama ja mina leidsin ennast minestunult. Ja siis oli see karjäär lõppend. Järgne hetk oli, teatasin oma treenerile, et minust saab võrkpallitreener. Tema teatas selle peale, aga jah, siis sa näed, kui raske elu minul on. No lapsed tuleb kasvatada, aga kõik õhtu tuleb treeningus ja laupäev pühapäev võistlustel. Loobusin ja jäigi 3. variant, käsitööõpetaja. Ja siis ma astusin Tallinna Pedagoogilisse instituuti ja seal juhtus niiviisi, et läks väga ilusasti. Esimesel kursusel oli esimene eksam, joonestamine ja peegeldamine, siis tähendab, et kabinetprojektsioon mingisugune asi oli. Ma ei saanud mitte midagi aru. Mulle poisid õpetasid ühikas ette siis küll kartuli peal, küll plastilini peal, kuidas see käib. No mul kruvid ei logise, aga mul nad lobisevad. Ja nii see läks, et läksin siis eksamile teadmisega, et Ulvi aitab, minu pinginaaber, aga ta tõsteti kirjalikus eksamis hoopis teise nurka ja ma tegelikult pakkisin terve see aeg oma kotti kokku ja läksin tagasi koju mõttes. Ja kui 20 minutit oli töö tagasiandmise aeg, siis ma otsustasin, et me võisime vihikuid kasutada, me võisime töövihikuid kasutada, pukse kasutada, raamatuid kasutada ja ma võtsin töövihikud puhtalt ühe ülesande, peegeldamisülesande, panin nood andmed, mitte need, mis oli õppejõud andnud ja joonistasin selle maha. Ja siis teisele poole tegin kabinetprojektsiooniga täpselt samamoodi, lihtsalt ühe ülesande töövihikust maha. Läksime ukse taha, tunni pärast hakkas siis suuline eksam. Need samad noormehed tulevad välja, ikka 3 ja 4 ja meeleolu nii halb. Ja siis lähen mina sisse eelviimasena ja õppejõud võtab minu töö ja ütleb, ometi üks õige töö. Ja ta pani mulle matriklisse 5, ta isegi ei küsinud mu käest mitte midagi suuliselt. Ma ei julgenud välja minna, ma ei julgenud öelda, et ma sain 5. Ja viimasel kursusel oli viimane eksam jälle, kujutav geomeetria
ja mina ootasin juba beebid ja sellel ajal ei saanud eksamil olla, kui siis meie kursuseksamid tegi. Läksin järele tegema ja poistega pandi mind kokku, aga minu abikaasa oli minuga kaasas ukse taga. Ja õppejõud siis läks vahepeal kohvi jooma ja minu abikaasa astus sisse, tema tipimees vaatas selle tööle, tegi nii ja jooksis uksest välja, õppejõud astus sisse, vaatab minu tööd, et kuidas sul seal läheb. Seda ma pole sulle veel õpetanudki. Ja ma sain jälle 5. Ja niiviisi ma pääsesin siis Tallinna Pedagoogilises Instituudis läbi sellisest erialast nagu joonistamine, käsitöö ja tööõpetus ja lisaeriala veel kunsti ajalugu. Ja siis mul oli valikuvõimalus, mul oli 2 kooli, kas Tamme gümnaasium või siis minna Härma gümnaasium, Tartu 5, Tartu 2 tookord. Ja ma küsisin siis seal Tallinna kohalikelt, et kumb see on siis Vasara tänavale lähemale, need kõik koolis, see Tartu 2 on lähemale, tegelikult on Tamme. Ja mina siis võtsin Tartu 2 keskkooli oma kooliks ja kui ma siis tööle asusin, sain teada, et Tamme gümnaasiumis oleks ma saanud joonestusõpetajaks. Aga siin sain puhtalt käsitööõpetajaks. Nii et selline nagu saatuse sõrm. Mina küsin, kas saatus on olemas? On. Kui keegi teine seda lugu räägiks, siis ma ei usuks. Aga sina kuidagi oled vist see, kellega juhtub. Kas sul süümepiinu ei olnud nende eksamitega seoses? Ma lihtsalt mõtlen. Ma ei läinud ju seda tegema niiviisi, et ma lähen maha tegema. Ma ei teadnudki, et me võime pukse kasutada, me võime vihikuid, raamatuid kasutada. Ma läksin, et mul pinginaaber midagi aitab. Ja kui mul mees tuli kaasa, siis ta tuli lihtsalt mind toetama koduteel kooli ja tagasi. Aga see lihtsalt juhtus. Ja mõtlen siiamaani, ma ei teinud seda teadlikult, see lihtsalt tuli. Sellepärast ma pidin saama käsitööõpetajaks. Ma olen üliõnnelik, et ma sain käsitööõpetajaks. Hobi, kodus, koolis, tööl. Sa mainisid seda spordiarsti ja siis võrkpalli treeneri ametit ja käsitööd. Et kas selles järjekorras olid ka koolis õppeained kuidagi sinu listis või nimekirjas meeldivuse alusel? Põhikoolis oli või keskkoolis oli siis niiviisi, et 4. klassist tuli võrkpall. Eneraanes oli treener väga tore, siis tuli klaveritund ja siis tuli käsitööring. Ja käsitööringis mulle alalõpmatu ütles, et otsusta ära, õpetaja ütles alati alalõpmata, otsusta ära, kas sa käid siis spordikoolis või kas sa käid siis käsitöötunnis. Ja sekka tuli kunsti ka sinna. Aga ma ei otsustanud, mul on ju kaal. Nii läks jah, kujunes. Et need ei olnud, keegi ei olnud, miskit ei olnud mul lemmikut või kõik olid lemmikud. Klaveritunnis meeldis ka väga käia. Nüüd niiviisi, kaalud. Nad kaalud on mulle toonud elus päris palju sellist natukene segadust, ehk sest on otsustusvõimetu, siis ma olen oportunistlik, nagu ütleb paber, ma olen obligatoorne, siis see kaal on andnud mulle võib-olla natukene ka seda, et ma olen gnoseoloogiline pisut, selline selgeltnägelik, natukene nagu tunnetuslik, natukene selline viljatu, mõttetu lobiseja. Et mul on eirav nimi, tagurpidi, see tähendab, et ma ei vaata sinna poolegi. Mul on veel niisugune lugu nagu, et ma saan kiiresti asjadest aru, aga tihtipeale valesti aru. See ei ole see, et mul kruvid logisevad, nad lobisevad. Ja siis juhtub, et jääb nagu, midagi jääb kuidagi kuskil millegi vahele. Neid lugusi, kus sa oled nagu enda arvates kohe nagu hoobilt midagi mõistnud, aga pärast tuleb välja, et tegelikult sa ei mõistnud seda. Just. Ma tean ühte lugu ja see on selle Härma majaga seoses, hoovimajaga või siis aiamajaga. Et kas sa räägiks selle loo veel korraks, et see... No ühesõnaga, ma võin nüüd nagu natuke ennast tundes või ennast tundma õppides, ma olen saanud aru, et ma töötan nagu intuitsiooni pealt. Nagu see kõhutunne või see vaistlikkus või siis südame hääl nagu räägib minul, ma arvan, ta on ka sellepärast rääkima hakanud, et ma lükkan kogu aeg infot enda ümbert kaugemale ja siis ta saab nagu mulle öelda midagi ja ta ütleb mulle tihtipeale ära selle, mis ma pean edasi tegema. No näiteks ta ütleb nii, et kui tuleb jälle mingi laviini igasuguseid kirju, pabereid, mõtteid, koosolekuid, siis kui ma hakkan seda meenutama, siis ma mõtlen niiviisi. Mis kuupäeval see oli, seda ma ei tea, aga kell 25 algas. See tähendab nulliring. Ma ei pidanud sinna minema. Ja selle aiamajaga oli niisama lihtne, et koolidirektor ütles niiviisi vabanevasse aiamajas, et kas ma tahaksin sinna minna. Ja mina siis, ma ei saanud aru, et kas ma tahaksin. Ma läksin lassi ja ütlesin lapsed kaenlasse ja läksin aiamajja. Pärast tuli välja, et see oli ainult lihtsalt küsimus. Aga see koht ju tegelikult oli jälle selline saatuse sõrm, et see oli ju õige koht, kuhu minna. Oi, see oli nii lahe.
see oli nii lahe, sellepärast et see koolimajja käimine, tagasi käimine, muidugi ma kaotasin pool oma sellest õpetamise energiast selle käimisega, aga seal kooliteel juhtus alati väga palju põnevaid ja natuke õudukaidki asju. Ükskord ma mäletan seda, kuidas ma tundi läksin, isegi värisesin natuke üle keha, sellepärast et televiisoris oli olnud selline reklaam, et Impulss paneb tegudele mehed. Reklaam, deodorandi reklaam ja mina tulin siis aiamajast koolimajja ja jooksen siis koolimajast aiamajja ja üks mees seal natukene niiviisi tuikerdab ja ütleb, et kas järgmine kord võtan ma su õkva naiseks. Ja ma ütlen selle peale, Impulssi oled kasutanud või? Ja siis ta tuli mulle tundi järgi, et mis asi see Impulss on. Motivatsioon oli nii suur. Mis siis sai? Läks ära ikka või? Jaa, tund tuli ilusti ja läks ära, aga no energiat tuli, ma mäletan sellest, et vau, et no, mulle meeldib selline improvisatsioon, mulle meeldib selline motivatsiooni tekitamine ja mulle meeldib siis see intonatsioon. Need on need 3 õpetaja tarkust, et nendega ma olen töötanud ja neid ma alati, kui näen, ma neid fännan ka. Ma tahtsin siia juurde rääkida tegelikult ühe väikese lookese veel minu elust, et minul on juhtunud nii, et ma olen Jüri Arraku ja Andres Arraku loengus olnud. See oli nagu pärastlõunane olemine ja nemad siis rääkisid omakestki, et kas rikas inimene saab olla hea inimene. Ja jõudsid üheskoos selleni, et ei saa, sest rahakott on põuetaskas sellele südamele liiga lähedale ja kakub kui käsn sealt välja kõik headuse. Ja siis, okei, ja siis äkki küsib üks nendest, aga mina, või ütles, et mina jälle olen mõelnud, et kuna saab inimene olla õnnistatud ja mitte selles kristlikus mõttes, vaid siis heaks kiidetud. Ja siis teine ütleb, et see on siis, kui inimesel on head sünnigeenid, inimesel on maastlaani raamaturiiul kodus ja kui tal on õde ja vend. Ja mina ütleks, mul on kõik olemas. Ja mul on peale selle siis veel 2 armast tütart Kati ja Anni, 2 väimest poissi ja mul on 3 lapselast, kellega ma olen siis nagu vanaema õunapuu otsas. Ja minu ema ka elab. Raamaturiiul? Maastlaani. Jah, seal hakati küsima, aga mul on ikka nii palju puudu, nii palju muud. Ei, peab olema maastlaani. Mõelge ise siis, kuidas või mis või miks. Kas sa oled õpetajaks sündinud? Minu vanaisa oli õpetaja, minu ema oli õpetaja, minu isa oli õpetaja ja veel direktor ja minu õde on õpetaja, õemees on õpetaja, minu äiapapa on õpetaja. Käbi ei kuku kannust kaugele. Ma tahtsin saada spordiarstiks. Praegu ma jooksen kaugele, kui ma näen õnnetust. Võib-olla ma oleks harjunud. Ma arvan, et ma olen. Aga seda arvavad, peaksid teised arvama. Teadmise ja teadmatuse vahel on arvamine. Ma arvan, et olen. Ma olen paljudelt küsinud, et kas sinul on selle pika karjääri jooksul olnud tunne, et paneks ukse kinni ja läheks ära? Läheks kuhugi, vaataks, kuidas mujal on töötada? Maigi. Ma tahan olla aina parem õpetaja. Et mitte kordagi? Mitte kordagi. Kas sa oled praegu tippvormis õpetajana? Mind kogu aeg on nagu eeskujud nakatanud mingil moel ja ma mäletan, kui õpetaja Tiiu-Mai Lokko oli 70-aastaseks saanud just ja töötas, ma olen nüüd kõige paremas vormis. Ja ma mõtlesin, kui ma ikka ise nii ei ütleks. Aga iga päev tundub küll, et sa lähed kogu aeg paremaks. Nagu hea vein. Räägime korraks, et sa ju tegelikult oled selle õpetaja karjääri jooksul väga palju näinud, kuidas see suhtumine esiteks võib-olla on muutunud, kuidas õpilased on muutunud ja sinu aine ise on ju muutunud. Et kui sa alustasid, et sa korraks mainisid, et sa tahtsid kõikidest, kas sa kasutasid vist sõna muna või? Munakividee ja nagu kõik on ühesugused lapsed, et ei lasknud teemanditel särada, kuigi ma ei keelanud, aga ma ei aidanud. Ma ei osanud neid aidata, kes tahtsid teistmoodi teha. Ma näitasin ette, kõik tegid järgi. Mina mäletan, kui mina õppisin põhikoolis, siis oli kindlasti öösärk, eks ole, üks asi, mida pidi tegema, siis see sokk, seda pidi kuduma ja midagi pidi vist tikkima ka. Et kuidas praegu on ja kas need asjad on veel sees mingil määral? Tuli palju küsimusi korraga, aga ma püüan siis otsast hakata minema. Et ühel hetkel ma siis 10 aastat olin õpetaja ära olnud, sain aru, et siin kuidagi kõik on lonkab ja logiseb. Ja siis ma hakkasingi siis tõenäoliselt see intuitsioon tuli appi, et näitan ette, lapsed tulevad järgi ja saame kiiremini edasi. Me tegime tõesti tehniliselt kõige raskemaid, et 4. klass voodriga kott ja tunnarite ja tuttidega ja 5. klass siis oli
kõverad ja kumeratõmblused, mis seal kõik olid, 6. klass oli sokid ja põlled ja 7. klass oli öösärk ja siis oli juba koepindade kuningriik, kõik need koepindade erinevad pinnad, 8. klass kirimuster ja seelik ja 9. klass oli bluus ja kõik kehakumerused ja kraad ja varrukad ja lukud, nööbid ja ja siinkohal on aeg väikseks pausiks. Ja sa poiss, kõik need mõisted ja asjad võtsid korraks silme eest täitsa kirjuks. ühesõnaga ja kõiki oli kogu aeg õplemine, tikkimine, heegeldamine ja kudumine, kõik oli 4 iga aasta. Ja siis sellel ajal tekkis nii palju aega seal klassis, siis ma hakkasin endale ka lähemale jõudes järjest, tahtes jõuda, otsima neid lisateemasid küll, mis aitavad lastel teraapiliselt areneda, ennast aidata, seal epikuurusest rääkisime ikka pikalt ja laialt ja siis rääkisime naeruteraapiast, nututeraapiast, rääkisime sinu riiete keelest, rääkisime, kuidas oma puudustest vooruseid teha, rääkisime eetikast, esteetikast, issand, kuidas neile eetika meeldib. Siis rääkisime juba ka naiseks olemise kunstist, võtsin Katrin Saali-Saul raamatu appi ja käisin ka naiseks olemise laagris. Ja siis need tunnid läksid niiviisi, et meil oli tore koos olla, aga kevadel, kui moeshow oli, siis ma olin siukene tehtud. Ehk et ma olin nii suure vastutuse enda peale võtnud, et need kõik asjad valmis saaksid, sest ma näitasin ju kogu aeg ette. Iga tund näitasin ette, nii kaua kui õpilased vahest isegi ütlesid, et me saime juba aru, ära enam näita. Et ma ei tea, kuhu see oleks läinud, kui oleks tulnud siis seda rahvusvahelist õpet. Ja see rahvusvaheline õpe ütles mulle nõndaviisi, et mul on kõik valesti. Aga paljud õpetajad käisid ütlemas, et tee sina samamoodi edasi, et sul ei ole midagi valesti. Nii kaua kuni siis 15. märts 2016 saadeti mind Helsingisse kursustele. Ja Helsingi kursustel saabus mulle teadmine, et poisid ja tüdrukud on teil eraldi, lõpetage ruttu ära, teil teevad kõik ühtemoodi asju, lõpetage ruttu ära. Ja mõtlesin, et ma pean siit koolist ära minema, sest siia ma ei mahu. Siis järgmisel päeval, vaadates, kuidas seal see kursuse juhendaja või see grupi juhendaja väga ägedasti õpetas ja näitas ja tegi nii laheda näite, mida ma tahtsin ka meie kooli õppenõukogus muidugi demonstreerida, aga see kukkus kahjuks läbi. Ei tulnud 3 vabatahtlikult mulle appi. Ja siis ma hakkasin 3. päeva õhtul aru saama, ma pean ise muutuma. Mul varises kõik kokku minu sees ja hakkas kohe uus pead looma. Ja Andrega jõudsime siis kohe samal õhtul veel enne lennuki peale minekut, jõudsime nii kaugele, et me lükkame päris paljude asjade õppimiseks, näiteks robootika, kodundus ja modelleerimine, lükkame poisid tüdrukud segamini rühmadesse ja seda on meil päris palju. Siis me paneme pärimuskultuuri ja paneme materjaliõpetuse, paneme poisid tüdrukud kõik kokku õppima ja siis jääb sealt vaata nii palju. Jääb siis sellest, kus on siis see, mida ma tegin 4 korda aastas, või tähendab 4 käsitööliiki, tikkimine, kudumine, õmblemine, heegeldamine, need peab siis sinna ära mahtuma. Muidugi ei mahu. Ja rahvusvaheline õpe näebki ette, et algatakse palju väikeseid töid, aga tehakse disain õppimise järgi, disainprotsessi jälgides. Aga ma nüüd löön neid 2 asju nõndaviisi kokku, et sellesse väikesesse ajas sisse mahub ka seda disainimise protsessi, aga mahuvad siis need teised asjad ka ära. Ma ise ka imestan, Andre on ülihea partner ja me saame siis niiviisi praegu, oleme nii kaugel nagu oleme, oleks tore, kui keegi tuleks kontrolliks ja ütleks, et keegi annaks mingeid tööriistasid veel juurde, et või peaks veel minema kursustele ja nüüd seal kursusel tõeliselt kuulama, kuidas seda ainet õpetatakse. Sa olid siiamaani ju kogu aeg on ainult tüdrukuid õpetanud. Kas see oli ka kuidagi sul mingi tuntav vahe või ei ole ikkagi seal mingit vahet? Muidugi on, ma tahtsin ka hirmsasti poisse saada ja enda juurde, poisid on nii tänulikud, nad on nii õnnelikud, kui nad saavad kodunduses olla, nad teretavad sind isegi, kui sa kuklad selja tagasi näevad, ma kuulen, et tere käib. Et põhimõtteliselt, kui Eina Noortoots oli mu partner, siis tema ei andnud poisse. Sest temal oli 5-6 poissi ja minul oli 16 tüdrukud ja ütles, mis mõttes ma peaksin sellist vahetust tegema. Andre muidugi teeb vahetust ja nüüd on meil võrdselt ka kõik need asjad.
mõlemad on toredad. Mõlemad, mitte midagi ei ole vahet, poisid on uudishimulikumad. Päriselt? Jaa, kui läheb köögikombain katki, siis miks ta läks katki? Aga tüdrukutele läks katki, siis tuleb uus tuua. Me korraks rääkisime sellest erinevatest oskustest. Üks asi, mis oli minu kooli ajal alati meie lemmik, oli see, kui sai süüa teha. Kas see on ka praegu noortel veel lemmikaine nii-öelda või lemmiktund? Armastus käib kõhu kaudu. Põhimõtteliselt ma olen ju aru saanud, et mis siis juhtus minuga tookord seal Helsingis, oli see, et ma sain aru, et kui ma võtan naiseks olemise kunsti ja siis tean, et need on naise energiat on arhetüübid ja neid on 4, 2 tükki on mees omad, need on siis kuninganna ja perenaine ja 2 tükki on naisenergiat, see on siis tütarlaps ja armastaja, siis mina tegelikult tegin sellise asja enda sees. Laupäeval, pühapäeval me olime kodus ja esmaspäeval tulin kooli ja ma olin astunud sellest kuninganna energiast. Ehk et minul on see eneseväärikus, minul on see tarkus, minul on see õigus, minul on see ruum, mina hoolid, ühesõnaga nagu see raha, et ma ostsin sinna õmblusmasinaid aina juurde, et see kõik oli nagu minu juhitav. Siis ma selle unustasin nagu päeva pealt ära ja ma astusin perenaise energiasse. Ma olin hooliv, ma olin kordahoidev, ma olin rahulik, ma olin natuke emalik, ma olin selline, kes pani seemne mulda ja ei vaatama, mis siis nüüd saab. Ja nii ma olengi nüüd läinud. Ma olen perenaise energias ja vastus sinu küsimusele kodunduse tunnis, mitte eeltunnis, kus me retsepti jagame, küll ta on pudruks lõigatud ja tuleb kokku panna, küll ta on teises keeles ja küll tal on 400 retsept, sa pead taandama selle siis 2 või 4 või 6 või 8, palju siis rühmas on. Selles tunnis ma olen muidugi perenaise energias. Ja selles tunnis ma vaatan, et ma oma perenaise energiast nagu ei kaldu, et liiga palju, siis ma olen selline mittetäituv naine, siis on pahasti ja siis kui ma lähen veel rohkem sinna sellesse energiasse sisse, siis ma olen juba nõiamoor, et ma sinna ei satuks ja siis ma jälgin seal, et ma ei oleks tuhkatriinukene, kellel hakkab katkema side selle perenaise energiaga või siis ma lähen täitsa selliseks laisaks peretütraks, kes vaatab lihtsalt, mis siin toimub. Ei, ma olen seal keskel ja ma hoolin sellest nii väga, et nad tuleksid järgmine kord teadmisega, mida nad teevad. Ja ma küsin ka tunni lõpus, et kas teate, mis te järgmine kord peate tegema ja siis poisid ütlesid, no kuule, ma ise tegin selle tunni ju praegu. Miks ma ei peaks teadma? Ja siis tuleb see tund, ma olen seda oodanud, seda tundi, kodunduse tundi, seda reaalset praktilist kodunduse tundi. Ma juba eelmisel õhtul manifesteerin selle tunni hästi ilusaks. Ma olen sinna pannud ja lastele valmis juba need gurmeesoolad ja kui vaja, siis ostan ehtsalt selle vaniljakauna ja olen sinna pannud karambolad valmis, et nad saaksid kaunistada oma, garneerida oma pokaale ja ma ei tee mitte midagi. Ma olen sinna pannud lihtsalt need asjad ja ma olen tütarlapse energias. Ma rõõmustan, ma olen seikleja seal nende vahel, ma olen emotsionaalselt, mis siit nüüd tuleb, ei tea, mis siit nüüd tuleb, läheb karamellgis, sel läheb kõrbe, nii et terve tuba on kärsahaisu täis. Mina olen, et juhtuski. Sest et kes teeb eelviimase vea, see võidab. Koolis peabki eksima, koolis peabki õppima ja ma lasen minna. Ainuke asi, mis siis on, et selle kõige lõpuks olen mina koristaja, sest me ei jõua ajaga valmis. Et siis on küll niivis, et mul on põlli ees ja siis ma hüüan neid järgi, et tulge ja minge ära tundi ja siis võtan ja koristan lõpuni, sest nii kunagi saavad neil need asjad koristatud, kui neil oma kodu on. Et ma siis sealt lähen sellest tütarlapse energiast, lähen siis väga-väga perenaise energiasse. Aga mulle see meeldib. Ma võiksin selles, ma olekski kodundusõpetaja hea meelega. Puhtalt kodundusõpetaja. Aga need 2 asja on kahjuks üksteise sisse peidetud. Kas sa eraldaksid nad nagu täiesti ära või? Täiesti, need on täiesti erinevad asjad. Täiesti mitte üksteisest sõltuvad. Kui poisid ütlevad vahest, et miks meil nii vähe seda kodundust on, ometi nad saavad 6 aega, pluss veel tüdrukute poistega segamini rühmad. Muidu meie Eesti riiklik ainekava ütleb, nii et 6 aega piisab poistele. See tähendab 2 korda. Praktilist, 2 korda teoreetilist. Aga meie lapsed saavad rohkem. Et siis ma ütlen poistele, hakake ministriteks ja tehke ümber. Lubavad, eks näe. Mis klassis see on? Kas see on igas klassis? 4. hakkab, kuigi jälle riiklik ütleb nii, et ei ole 4. vaja, ei ole 9. vaja, aga meie teeme ikkagi 4. ja 9. ka. Sellepärast, et maailmas võideldakse kõige ja millega, aga söömine on kõige tähtsam peale joomise. Kõige tähtsam peale joomise ja see on meie jaoks nagu jäänud kuidagi sinna. No kuidagi see tehakse ju ära. Eks me väheme pärast neid vilju. 40. eluaastani peab kuidagi vastu ja siis hakkab kõik logisema. Gümnaasiumis, kas seal võiks ka olla kodundus? Oli.
olid vägevad tunnid, vähemalt minu enda sisse, kui ma vaatan. See oli valikaine, eks? Ma arenesin ise nendeks tundideks iga kord, sellepärast, et lihtsalt oli vaja suurte inimestega koos ja siis ja need olid sellised vestlustunnid ja need olid sellised, mis tulevad ka tagasi mulle meeldib, kui selline ring saab täis lugu, tulevad mulle tagasi, siis räägitakse neid, mis ja kuidas seal neid asju me tegime ja mis siis ja kuidas siis juhtus ja siis tuli rahvusvaheline õpe ja siis meie õpetaja, minu meelest Eiki sai ka aru, Eiki Peinimäe sai aru, et see on ingliskeelne ja siis me korjasime selle sealt välja ja nüüd siis ma andsin selle jah-sõna, et see tuleb tagasi. Mis mahus siis või oled sa juba läbi mõelnud? Tead, ma ei tea mitte midagi, ma ütlesin vist, ma tulen tagasi kodundusõpetajana gümnaasiumisse ja õpetaja Terje pani selle, vist võttis ära ja pani selle kirja. Me ei ole läbi rääkinud. Ma arvan, et see saab väga populaarne aine olema. Las ta tuleb, minu eesmärk on jõuda nii kaugele, et kas siis mina juhin või kes siis iganes teine juhib, igatahes see peaks olema 3 tundi jutti, sest 2 tundi oli vähe. Ei jõudnud nagu seda laua kombeid, laua etiketi ei jõudnud nagu üleval hoida, sest oli vaja süüa ja koristada. Et ma mõtlen, et äkki võtaks siis niiviisi, et kutsuks õpetajad koolist, kes oleks valmis koos tegema, näiteks õpetaja Ene Tandberg, meie direktris teeb väga head kõrvitsasuppi, et tema tuleb ja siis temaga koos tehakse see kõrvitsasupp. Tõenäoliselt küsime ka õpilaste käest, et mida nad tahaksid, keda õpetajad nad tahaksid näha ja kui õpetaja nõus, siis tuleb ka meiega koos ja siis saame pärast tema käest kõike küsida. Kus sa tead, et ta head kõrvitsasuppi teeb? Sest ma olen sattunud tema poole niiviisi Bielefeldi külalistega, see supp oli niiviisi, et Ene ise tõenäoliselt ei ütle, et seal oli umami sees, aga mina arvan, et oli. Ehk et see 5. maitse. Jah, ma peaks... Aga mul võis ka kõht väga tühja olla. Jah, ma tahtsin just öelda, et äkki see mälestus, mitte et ma ei ütleks, et Ene Tandbergi supp ei ole maitsev, kindlasti on, aga ma tuleks ka sinna kursusele, sellepärast, et sul on täiesti õigus, et ma mäletan õpilasena seda, kui 9. klassis see kodundus ja käsitöö nagu ära lõppes, siis minu sisse jäi korraks mingi auk, sest ma olin nii harjunud sellega siiamaani, et see oli nagu osa selles kooliprotsessis ja see oli selline võib-olla natuke teistsugune aine, võib-olla ka natukene selline aine, mida tihti ei võetud tõsiselt, et kas sa ka seda oled tundnud? Polegi vaja võtta. Ma lähen ise lastele 4. klassis vastu oma pilamänguasjadega ja näitan neile nalju. Sinep, millal tuleb piiks välja ja näitan neid hästi järgi tehtud koogitükke, ütele maitse ja panen kommikarbi sisse, panen kustukummi šokolaadid ja märgumihli šokolaad ja siis panen segamini sinna lahtised kommid ja panen sinna segamini parankad ja ära armustatud parankad ja siis ma siis küsin, et mis siin viga on ja nemad ei näe mitte midagi viga. Siis lõpuks tuleb välja, et kõik oli valesti, et need asjad ei panta lihtsalt omavahel kokku. Ja ma olen neid korjanud ja need tulevad minu juurde igalt poolt ja nendega saab nalja ja minu meelest söögi tegelemine peabki olema armastuse energias. Paned kätega armastussöögi sisse, seda me teeme juba 4. klassist. Alguses ma arvasin, see liiga vara, aga saavad väga hästi aru ja see nii ongi. Minu järgmine küsimus on, et kas seda peaks hindama? Sest osad koolid on läinud seda teed, et ei hinda, et kas seda peaks hindama või mitte, et sellist oskusainet, et kuidas sa sellesse diskussiooni suhtud? Et kahjuks jah, meil on klassi ukse peal silt ikkagi käsitöö, ainult aga seal võiks olla see disain, kuigi disain ka ei anna seda täit ülevaadet, et see kodundus seal sees on, et kodundusklass on nagu peidus. Ma olen selline natukene kameelion, et vahetan värvi ära ja mulle sobib see, kuidas ma lähen, mulle praegu väga see hindamise süsteem sobib. Aga ma vanasti muidugi hindasin toitu ja see oli alati väga hästi tehtud, lapsed sõid ju see toidu rõõmsa näoga ära, nad teadsid, et kui nägu ei ole rõõmus, siis ei tule hea hinne. Ja siis, nii see tegelikult ei olnud, aga teeme nalja ka. Et põhimõtteliselt see toidu pealt tuli hinne, aga nüüd ei tule kunagi toidu pealt hinne. Nüüd on nii, et see toit on nagu selline vaheetapp ja hinne tuleb näiteks toidupildi pealt. Et on siis, oletame 8. klassi on bruktodisain, tomatistroos ja lasagne ja nad teevad selle kõik valmis ja siis teevad sellest pildi, teades, kuidas toidupilti teha või enne ära õppinud, kuidas toidupilti teha. Ja eelmises tunnis on nad teinud ka tabeli, kuidas seda toidupilti hinnata. Tabel peab olema töötav, see peab olema hindamissüsteem, kõik välja endal töötatud ja nüüd, kui see pilt on ära tehtud, siis nad söövad lõbusalt, toredalt, mõnusalt, katsume kuidagi aega jõuda ja järgmine kord, kui nad tulevad, see D-hinne tuleb 3 nädalast.
ja kui nad tulevad 3. kord siis kooli, siis nad võtavad see tabeli ette ja üks, oletame siis noormees läheb, paneb oma toidupildi suurelt ekraanile, läheb kohale, sekundikene seal nad hindavad siis ja keegi suvaliselt palun tulla tahvli juurde kriitiliselt siis hinnata. Positiivsed, kõik negatiivsed asjad välja tuua. Poja poliitika jääb ära, sest et mina hindan teda kujundavalt. Ja nad on ikka nii kriitikameelsed, et ma ikka väga tihti kutsun neid nagu tagasi, et kus te nüüd omadega lähete. Aga seal on üldjuhul on ikka 3 või 2 see pilt. Nad nagu ei võta seda tõsiselt. Isegi juba 8. klassis ikka ei taha see tõsiselt tulla. Ja siis, kui seal see ehmatus on neil läbi käinud, siis kui kes see nüüd kriitiliselt analüüsis tuleb kohale, siis terve klass võivad sõna võtta, edendada teise lapse tööd, kommenteerida, anda paremaid vihjeid, kuidas see paremaks saab ja see õpilane ise peaks nüüd taha, ta teab juba, et ta peab pärast kirjutama, mis ta nüüd teisiti teeks, kui ta seda pilti uuesti teeks. Tegema endale kõik märkmed, mida ta nüüd muudab. Ja nad kõikide piltide juures niiviisi käivad läbi enda. See on tohutu töö, mis nad selles tunnis teevad. Mul ka tohutu töö, sest ma panen kõikide need vead, panen kõik ilusasti kirja ja kui me oleme niiviisi, siis kõik läbi. Lõpuks saab muidugi see laps, kelle pilt oli üleval ka kaitsta oma pilti. Ja kaitsmises näiteks üks laps ütles, et mul on siis kõik selle pärast vasaku poole, et ma olen vasakukäeline. Kõik joogiklaasid ja kõik kahlid ja noad, kõik olid vasaku pool ja siis nad saidki teada, et aga pannakse parema käe järgi ja sina ise tõstad endale siis vasakule poole. See oli talle suur selline, niiviisi käib. Igatahes sealt tuleb kõiksuguseid asju sealt välja tuleb ja see on nii töötab ja siis nad keeravad paberi teisipidi ja kirjutavad sinna, mis ma nüüd teeksin teisiti, kui ma seda pilti uuesti teeksin. Ja siis nad kirjutavad, et kuidas kliendile see pilt peaks meeldima, kui siis ma räägin juurde ka, et kujutage ette, et see on retseptiraamatus ja inimene otsib, mis ma täna teeksin ja siis tuleb see sinu pilt sealt ette. Ta tahab just süüa hakata tegema. Et mis ta sinu pildi peale arvab ja muidugi peab olema valmisolek kaubanduslikuks tegevuseks. Ehk et nad räägivad, kui palju kogu see pannitäis maksis või kirjutavad ja jagavad ära selle, kui palju tema üks taldrikutäis maksis ja siis kirjutavad ka ärihinna, kui suurelt nad seda müüvad. Mis nad sinna juurde panevad nad sinna käibemaksu, panevad sinna juurde elektrikulu, panevad sinna juurde ruumirendi, kui see on, ja siis näitavad kasumit. Need ei ole numbrites, need ruumirent ja elektrikulu, aga siis kasum on numbris. Et siis lõpuks ma näen, kui suure hinnaga teda müüb. Ja siis ta jätab selle töö mulle ja mina saan siis selle eest hinde panna. Ja siis tuleb noormees minu juurde tunni lõpus ütleb, et ma teen uue pildi. Milleks? Sa saad hinde selle eest, et sa korjad üles kõik need vead ja kirjutad üles ja sa võid saada kõige parema hinde, kui see hinne oli seal 3, see kujundav hinne. Sa võid 8 saada, kui sa kõik need vead üles loed ja paned veel natsa juurde ka, et kuidas moodi kliendile see sinu pilt võiks meeldida. Et ta lihtsalt võtab ja ostab need toiduained ja teeb selle söögi järgi, et siis ma kirjutan kohe näo sinna alla. Tema tegi, aga ma tahan seda teha uuesti. Ei eks sa siis tee. Aga mitte midagi sellest ei muutu. Esmaspäeval saabub mulle ilus lasagne pilt. Tähti. Aitäh sulle selle eest, et sa seda mul parandad. Et see lasagne pilt ja kehitan õlgu tore, ilus, kõik tomatiroos ka peal ja teisipäeval tuleb mulle kiri. Õpetaja Peedisson, teate, meie poeg tegi tervele perele lasagne ja teate, ma ütlen teile saladus katte all, ta tegi sinna ka tomatisroosid peale. Mulle nii meeldib, kui ring saab täis. Ta ise tahtis. Seda on juhtunud muuseas ka triibuliste juures. See näitus, mis see minu triibulised on üleval, et õpilane tuleb, ütleb, ma teen selle uuesti. Kuigi ta saab hinde, A-hinde, uurimistöö kohta ja D-hinde, ta hindab neid töid, kõikide töid siis läbi enda ja ta ei saa seda, et see peab ilus olema. Aga kui see üles läheb, siis on ju loomulikult see võiks olla ilus ja ta tuleb ja ütleb, et ta teeb selle uuesti. Muuseas, siin on ka see ringi täis saamise koht väga kergelt tulema ja üks ring sai täis selliselt, et ühe tööga taha on kirjutatud Jumaigi. See on jälle selline, kui tore. Ta tegi seda, mõeldes sinule, Maigi. Nii tore. Korraks rääkisid, et mõni õpilane on siis nii-öelda perfektsionist, et ta tahabki seda ta tahtis uuesti teha seda lasagnet enda jaoks. Et kui palju sa oled näinud pisaraid? Sest mina küll nutsin käsitöö tunnis päris palju. No ma 4. klassis teatan kohe, et ei mingit teist Emajõge Tartu linna.
Selle peale üks laps teatas, et ma muutan või teise Peipsi Eestisse. Aga on ikka nutavad, jah? Alguses ikka seal arutamise juures on nutnud, aga ma olen nagu teinud selgeks, et kui palju mina elus olen arutanud ja kui palju kõrgemale tasemele ma saan ja sa kaotad nii natukene oma elust, aga terve elu käid rõõmsalt sirge selja ja rõõmsa näoga ringi, et see sai paremaks. Aga ega ma ei käse arutada, sest nüüd see uus hindamise rahvusvaheline süsteem või õpetamisfilosoofia ütleb, et ta võib jääda sellele levelile, kus ta ise tahab jääda. Ja ma õpetangi ju niiviisi, et ta tegelikult tuleb tundi ja saab, oletame seal õmblemise teema, teevad kiirelt mingid visandid, teades oskussõnu, mis sellel teema all peavad tal tulema. No neid on kuskil 8, ta teab, et 4 ta peab kindlasti võtma, siis on 5. Ja nüüd nad teevad visandeid ja tunni lõpus nad juba näitavad visandeid ja kõik nagu aitavad ka neid visandeid edasi viia kuidagi moodi, see peab olema läbinähtav, see peab olema akadeemiliselt aus see lapse tegevus. Ja nüüd, kui need visandid on tehtud, siis vaatame läbi ka järgmise korra esitamise, et kuidas ta esitab oma tööd. Ja siis ta ongi valinud nendest välja 1 või 2 teinekord ja näitab neid oma töid ja hästi oluline on see, et see kavand läheb mööda klassi, kõik teavad, mis ta teeb ja nad peavad õigeid termineid kasutama. Nii et mul see oli nagu esimene aasta, kui ma hakkasin seda rahvusvahelist õpet siis niiviisi tegema, nagu mul on kästud, siis see, et ma olen lasknud lapsed rääkima, see on nii suur leid minu jaoks. Mina näitasin kogu aeg ette, kõik sõnad olid õiged, mul oli see, tundus, et kõik oskavad. Ja esimesel aastal hakkas siis tulema, no ma kudutan siis, no ma koosin, no minu kudem on selline. Mis asi kudem? No kudum. Siis oli seal, et parempidine piste, siis tuli värvelid. Mis need on? No värvel. Temal olid need värvelid. Siis ta tahab ütelda puuvilju, ütleb puuviljad. Kogu aeg jooksevad tal seal mööda klassi, temal on puuviljasest riidest põld, temal on puuviljad kogu aeg. Ühesõnaga, see oli võimas, kuidas moodi siis laps, kui sai rääkima ja kuidas nad automatiseerisid oma selles samas ühes kõnes juba lõpuks ära. Alguses aralt, lõpuks juba ütles väga ilusasti puuvill. Ja siis räägivad nad keskkonnateadlikkusest kindlasti, üks laps teatas. Minu heegelnõel maksab 21 kopikat. Vau. Ehk et see tuli vanaemalt, eks ju, vanaemalt. Ja siis edasi nad räägivad, kes on tal takistuseks või mis tal on siis, kes tal on abiks. Üks laps teatas, kui kõik rääkisid, et temal on aeg takistus, siis tema ütles, mis? Aeg ei peata mind, mina peatan aja. Ma tahan seda oma tere tulemast tekki teha täpselt sellise, nagu ma tahan saada ja ma teen selle ära. Ja siis me räägime ka muidugi sellest, et missugune see prognoositav hinne on. Ja võt seal ongi see koht, et ta juba teab, kus tasemel, kus levelil ta on. Ja sealt ta saab edasi minna, sest iga kord me lükkame need 8 märksõna endale tahvlile, iga kord hakkavad nad sinna ise juurde tooma märksõnu. Et kui on õmblemine, siis miks ma ei võiks sinna tikkida midagi juurde, ma võin aplikeerida sinna, ma võin tepingut sinna juurde teha. Et nad ise toovad neid juurde ja see kasvab järjest tunnid edasi ja siis nad oma tööd täiendavad sellega. Nii et nad teavad tegelikult, kus nad on. Ja see ei tule neile üllatuseks. Ja see on hästi tore, et nad teavad, minu meelest ta peabki kohe algusest teada saama, missugusel tasemel ta oma tööga on, kui suure väljakutse ta vastu võtab. Et see on kõikidele kaasõpilastele läbi nähtav, mis ta teeb, et see oleks mõtestatud tegevus, need on need minu sellised kriteeriumid. Ehk et laps peab saama rääkida, mina olen klassi taga, mina ei too neile asju kätte mitte midagi, aga ma räägin, et teil on suupõiki peas, kui teil on vaja, küsige ja ma toon neile kõik kätte, kui nad ise kätte ei saa. Ma lähen kas või poodi ja toon selle asja, mis tal vaja on, kui ta ei saa seda. Aga mul on teadupärast ka päris suur tagavara. Mulle toovad õpetajad asju, aitäh kõikidele selle eest ja mulle tuuakse ka väljapoolt kooli. Te teete koolis praegu kõik või satub ka sinu või klassi ette ema, vanaema tehtud asju ikka veel? No vanasti oli ju niiviisi, et ma tegin kõik koolis. Kõik tegime koolis. Aga nüüd sa saad väga hästi aru, et see on tema vastutusel. Mina ei vastuta, tema on nüüd kuninganna. Mina olen ainult perenaine. Tema on kuninganna, tema ise juhib oma tööd, tema ise on oma töös tark ja tema ise on oma töös õiglane ja ta ei saa tuua, see on iganenud mõte sul, ta ei saa tuua poest ostetud asja või vanaema tehtud asja, sest ta on seda alguses näidanud. See visualiseerimine, töö visualiseerimine, sealt me oleme juba näinud, mis ta on teinud ja kui ta on kavandamise või see esitamise tund, siis ta näitab ju oma kavandit.
ja seda kavandit mööda ta läheb ja meil on protsess täiesti teada selles suhtes, et kui siis nad selles tunnis on ära olnud, kus nad kõik näitavad üksteisele oma töid, kus kaasõpilased seda saavad täiendada, edendada, kommenteerida, esitada küsimusi, nad peavad seda tegema, sest see läheb ka üks kujundava hindena sinna juurde tema päris hindele, siis läheb töö lahti, õigemini peaks nagu 3. nädal tulema ja me peaksime nagu alustama tööd, siis tegelikult nad on juba alustanud. See on nagu see tagurpidi klassiruum. Nad juba teevad ise, ma ei räägi kõigist, on kindlasti keegi, kes tahavad, et ma natuke teda lükkan. Aga väga suurem enamus meie koolist lähevad juba ise oma töödega ja siis mina räägin, et tuleb vahearuanne, kus nad räägivad siis ülejärgmine kord või järgmine kord, kus ma olin, kus ma nüüd olen, kuhu tahan jõuda. Üks laps rääkis seal nii toredasti, et mina tahan jõuda oma vanaema tasemele, ta lihtsalt võtab need vaartad ja hakkabki kuduma, ta ei mõtle, kus kohas ta nende oma olemisega või kuidasmoodi see silmus tuleb, et see tuli nii südamest. Ja siis meil jääb sinna vahepeale teisi asju. Meil tuleb robootika sinna vahepeale või tuleb modelleerimine või tuleb kodundus, et nad ise veavad, siis tulevad tagasi, siis tuleb see kaitsmise tund, aga enne seda jõuame ka viimistada neid oma asju. Ja kaitsmises siis nad räägivad, et mida ma nüüd teeksin teisiti, kui ma seda tööd uuesti teeksin. Nii et nad põhimõtteliselt veavadki oma tööd ise, aga ma olen nii palju neid nagu rääkinud seda mõtestatud tegevust ja et see on sinule nagu, et kui sa peaksid ükskord loominguga hakkama leiba lauale tooma, siis nüüd sa näed selle protsessi läbi, näed, sulle meeldib või ei meeldi, nad räägivad ka muidugi jälle sellest kaubanduslikust valmisolekust, kui nad on seal kaitsmisel ja et ei oleks nagu seda hirmu, et kui sa nüüd peaksid ellu astuma, siis sa jääksid hätta. Aga mis sa küsisid? Et nutavad või? See oli juba ammu. Ma ei tea, ma jäin sind kuulama, kuule. Lähme edasi. Nii tore on sind kuulata. Mul vahepeal oleks nagu teises maailmas. Ma toon selle vahepeale siis veel paar näidet sellest, mul tahtis tulla see triibulisega koos, on ka nii ägedaid näiteid, näiteks nad ütlevad, kui nad uurivad, et miks me peame koolis õppima, miks vanasti ei pidanud koolis õppima, siis üks laps kirjutas niiviisi. No sellepärast, et vanale Eestile meeldib, kui uus Eesti temaga tegeleb. Palju õnne. Siis üks laps kirjutab, no kool ei tea ju, kellest saab ajaloolane, sellepärast peame meie kõik seda õppima. Ja siis üks laps kirjutab sellesse juurde sinna, et tead, et kui minu vanaema seda lugu kuulis, et me hakkame tegema seelikud riipad, ta tegi kukerpalle ja ta tegi minu tuju ka nii heaks, ma ei tahtnud seda tööd alguses teha, aga nüüd ma mäletan, isegi päike oli klassis, kui me neid maalisime veebruari algus ja kell 8:30. Sa oled muutnud paljude õpilaste suhtumist ja vaadet kindlasti. Kas mõni õpilane on läinud lendu ja on siis praegu teenib leiba loominguga? No seesama tütarlaps, kellele ma ei õpetanud. Kes ei käinud tunnis. Aga kui päris aus olla, me oleme toonud ka koolimajja Vivian Undi, kes töötab siis, on selles Vivian Vau ja ise modelleerib Kingi ja Stella on läinud ja siis on Helen Valk, tal on teine nimi. Aga ma ei ütle, et need on minu. Meil oli lihtsalt hea koos olemine ja nüüd ma juba natukene tunnen, et ma neid ikka isegi natuke lükkan sinna disainmõtlemise juurde ja nüüd võiks nagu hakata sealt kuidagi keegi tulema. Et see enne oli kõik selline õhina-põhine. Aga ma ütleksin, et minu jaoks Helsingi kursus oli nagu Miina Härmane tõenäoliselt väike samm. Sellepärast, et kui ma lähen ja olen õpetajana mall isik ja toon lapsi järgi ja õhina põhisus on sees ja lapsed tulevad ja moeshow'l oli peaaegu 100% klasside kohal oleks seal ja see oli nii suur rõõmupidu, sürrenergia, mis meil pärast seal siis, kui meil bankett oli ja pokaalidest püramiid, siis ju ma siis õpetasin ühtemoodi ja nüüd õpetan teistmoodi, et kui ma olekski jäänud nii, nagu mulle soovitati, et õpeta sina ikka samamoodi, me oleks ikka kuidagi läinud. Aga see oli hiiglaslik hüpe minu sees. Et nüüd ma küll võin nagu mõelda, et äkki siit tuleb isegi disainereid. Aga see mind ei muuda. Ses suhtes, et mina annan endast parima ja jään ootama, mis juhtub. Kas sa oled mõelnud, et kas on midagi, mida sa väga tahaksid, et oleks ainekavas olemas või mitte ainult siis Miina Härmas, vaid üldse Eestis, mis on nagu puudu selles ainekavas hetkel?
tead, ma tahaksin, et oleks aega rohkem selle aine jaoks. Et jõuaksime ka kõik neid tardanger ja süstikpits ja broderi ja filee ja me saaksime palju kaugema, palju kõrgemale ja sellepärast ma mõtlengi, et ma peaksin ära lõhkuma veel need kindad ja sokid, mida me ikkagi tänasel päeval teeme, kuigi see ei ole minu käsk, vaid see on minu poolt välja valitud, vaid see on tema enda soov. Et kui tuleb siis 6. klass ja tuleb sokikudumise, vanasti sokikudumise tund, aga nüüd tuleb nagu see teema, siis tegelikult me räägime ja et kuidasmoodi kasvatamine ja kahandamine ja kuidasmoodi siis silmuste kokkuvõtmine ja juurde kasvatamine ja uuesti üles loomine, et see kõik viib sokini, aga sa võid teha mis iganes. Sa võid seinast seina teha oma tööd. Et ma näen väga hästi, kuidas 4. klass on õppinud just äsja õmblusmasinaga õmblema ja ta teeb nööpauk taskut. No, mis ei ole üldse kooliprogrammis. Aga tema tahtis. Pinterest on ülilahe. Alguses ma hoidsin ennast nagu sellest, nagu, et see ei ole nagu minu maailm, see, mis ta on internet, jah. Aga no ma istun nüüd ise ka seal, pisut sõltlane. Sealt tuleb nii palju huvitavat ja uut. No lihtsalt nii palju täiesti kapitaalselt kõik see klassikaline õmblus head aega. Ja tuleb uus kantimine, kandi jätkamine. Lihtsalt ma olen, kas nii ka saab, et oodake, ärge laske ära minna, et äkki mul läheb meelest või õigemini äkki see kaob kuidagi kuskil ära, ei kao. Ja lapsed juba kasutavad. Nii et, ja nüüd pool 4. klassi teeb nööpauk taskut. Seal ei ole sellist keeldu, et sa ei või teha kirimustrit 4. klassis, kui sa õppisid kuduma. Sa võid seda teha. See on nii lahe, et sa võid teha, mida sina tahad. Ja see, et kogukond tuleb sul kaasa, see, kes sinu kodus on, et ema, isa, vana, tädi, onu, lihtsalt kena inimesed tulevad suga kaasa ja sa tuled ju sellest keskkonnast, sa oled, võib-olla ta on juba minust palju kõrgemal oma oskustega mingis aines, on ju. Ja ta tuleb sinna, ta toob selle klassi, ta näitab seda teistele ja ta ise areneb edasi ja see ongi väga okei. Ja sellist asja, nagu ma olen kuulnud, et vanaema nutab, et tal on nii suur tagavara seal küll materjalides, kangastes, küll lõngades, aga tema lapselapsed ütlevad kõik, ei, meil pole vaja, meil õpetaja ostab kõik asjad. Keskkonnasäästlikkus, halloo, siis minnakse ja ostetakse kõige odavamad asjad, küll need akrüüllõngad ja muud sellised, mis lähevad topiliseks, mis tegelikult ei toida meid meie heas olemises. Kõik on nii viltu. Kõik on viltu selles, et laseme lapsel minna, tuleb oma asjadega ja kui ta jäi jätta, siis ta teab, et ta pöördub minu poole, ta saab kõik asjad. Ükski asi ei lahendamata. Sa mainisid internetti. Ma alati guugeldan kõiki. Ma guugeldasin sind ka. Otsisin su pilti. Mis sa arvad, mis on esimene pilt, mis tuleb, kui sinu nime guugeldada? Võrkpall vast. Võrkpalli naiskonnaga. Mulle 81. See ei ole see. Natuke uuemast ajast, oskad sa veel arvata? Sa seisad selle ühe kolleegiga koos. Jaanikaga? Ja. No siis Tartu aastaõpetaja. Ja. See oli pärast seda, ma nimetan seda sinu uue elu alguseks, siis 15. märts 2016, eks ole. Et see oli pärast seda, aga kas see auhind, mis sa said, kas sa tundsid, et see on selle uue sinu auhind või oli see veel vana? Ei, see oli uue. Seda ma tundsin, et see on uus. See oli, sellega rahunes minu möll, minu revolutsioon minu sees ja sealt hakkas minema siis vaikselt rahulikku ja siis ütleme siis nüüd juba sellisesse voolavasse ratta. Andrega saime rahulikult asjad räägitud ja oleme siis edenenud koos. Mida selline tunnustus sulle tähendab? No mina sain küll teada, et minule see kool mind niiviisi tahab näha, nagu ma olen. Ja aitäh. Selle eest, et eks ta ikka hindu annab, loomulikult annab hindu. Muidugi märkamine on ju, meie ikkagi kõik ootame ja loodame, et meid märgatakse. See väike pai teeb head, eks? Just, kõigi tegelikult ausalt öeldes igaüks tegeleb nii palju iseendaga. Väga raske on teisi märgata, aga no, ega selles samas disainõppimises ka, et ma väga tean, kuidas moodi disain hakkab üldse, see taipamise hetk, kuidas see hakkab tulema. Ma olen klassikiigud pannud, et tuleks see taipamise hetk kergemini jalad maasest lahti, tuleb paremad mõtted pähe. Tugitool on seal klassis, et tuleks selle paremad mõtted. Ma oleks vanni ka tirinud sinna klassis, et mul endal tulevad vannis väga head mõtted, aga no see ei olnud võimalik. Siis tegelikult on nõndaviisi, et see, et disain mõtlemine saaks nagu toimida, on vaja, et see loovus oleks kuidagi selle lapse sees olemas, et oleks kuidagi moodi olemas see
uudishimu, seda saab muidugi ka tekitada väga hästi, et oleks selline positiivne suhtumine, et oleks koostöö ja et oleks empaatiavõime. Mõtle, see empaatiavõime ongi see, hoolime teistest. Ma küsin su käest mõned küsimused. Ma ei julgenud osasi sõnu hääldada. Sa juba ütlesid siin väga huvitavaid sõnu, mida ma vist isegi ei tea, need kõik need nimetused, mis siin eelnevalt kõlasid. Aga mul on mõned sellised küsimused, kiired küsimused ja sa saad vastata siis ühe või teise variandi või sul on üks jokker, et sa ei pea vastama. Alustame. Teaduspõhine õpetamine või kõhutunne? Kõhutunne. Ma ütleks südame hääl, intuitsioon, vaistlikkus. Ma olen selle järgi õpetanud ja see on, mina arvan, üks õpetaja tarkus. Aga ma räägin oma õppeainest. On ju, ma ei räägi teiste eest. Ettevalmistus, piisavalt aega selleks, jah või ei? 90% õnnestumine. Nii, kodutööd, jah või ei? No käsitöös ma leian, et jah. Kas sa paned kodutöö kirja ka, et ma mäletan, minul õpetaja kirjutas 20 rida. Mitte kunagi. Mul on tühise lahter, jah. Mul on ainult siis hüüomärgiga, kui midagi on nüüd vaja, kindlasti muudame. Et ise veab ennast. Tema ise on kuninganna. Tema ise veab ennast oma töös. Ja kui ta jõudis viimasel õhtul selle kõik töö ära, siis palju õnne, edu elus. Sokk. Ostan uue või parandan? Parandan. Parandad kõik sokid, sukapüksid näitan lastele ka, kuidas parandatakse. Praegu tuleb ülipopulaarne, Pinterest näitas, kuidas tehakse seda laastukorvi põhimõtet, et pealt alt koerimad ja lõimelõngad ja eri värviga tõmmatakse sinna vahele ja ma olen näinud ka Anu Raua muuseumis, olen näinud selliseid kindaid, mida ma oleks tahtnud kohe ära osta. Kohe, siin ära osta, pärast olid välja, need olid puutoomise kindad, millel oli augu kõrval ja kõik oli parandatud erinevate värvide lõngadega. Hallid kindad, ülilahedad kindad. Kudumine või heegeldamine? Mõlemad. Ei ole pailast. Mis on sul lemmik see oskus enda puhul, mida sa naudid nagu kõige rohkem? Masintikand, jah. Ja mitte see, mis tuleb siis nüüd tikkimiskompuuterõmblusmasinaga, vaid see, mis tuleb niiviisi. Üks käsi teeb ja teine lükkab ja jalaga masin ja mootoriga saab ka hakkama, aga see on ikka originaalne. Kas sa õmbled riided kõik ise ja oled oma lastele ka kõik ise õmblenud? Unistus oli jah, et tüdrukutele teen mõlematele pulmakleidid, selle ma sain. Lõpukleidid muidugi tegin ise, hästi palju õmblen ka ise, aga kui lapsesapsed sündisid, siis jäi paus sisse. Nüüd hakkan tagasi minema siis selle ise õmblemise poole. Hullult naudin. Aga see ei ole niiviisi, et kui mul on 2 tundi aega, siis ma istun ja õmblen. Ei, siis ma ikka pean teadma, et mul on päev aega. Aga see on ikkagi selline looming. Ma lähen sinna taha ja mul ei ole nii, et ma tean, mis tuleb. Mulle meeldib igal pool protsess. Igal pool meeldib protsess. Mul on õppimises ka või selles hariduses, et minu arvust hariduses protsessi eesmärk on üks ja sama. Et kogu aeg on meil see eesmärk, kogu aeg on meil see protsess ja kogu aeg on see vaikselt edasi minemine. Purda, hea kaaslane või mõttetu ajakiri? Mina olen Purda usku olnud. Siis kui minu ema sai antikvariaadist nõukogude ajal sai kätte need purdad, siis me tegime purdast ja tegime purda järgi ja sain sellise nagu laksu sealt, et purdad oli see asi nii ilus, me tegime järgi ja ei ole üldse nii ilus ja pärast oli välja, et ega tema istub ju tooli peal ja siis on see nii kena. Ja ma läksin ka veel ülikooli ja ma teadsin, et ma olen saksa keelt õppinud ja mul on nii tore, sest purda on saksa keeles. Ja siis hakkas see inglise keel vaikselt siia peale ronima mulle ja siis ma ütlen selle Purda kohta ka nõnda viisi, et ma oleks tahtnud Purda olla, Anne Purda. Ma oleks tahtnud tema olla, tema oli esimese suure siis kirjastuse juhtnaine, kelle elu moto on, et nägin und, elu on rõõm, ärkan üles, ainult kohustused, hakkasin elama, elu on rõõm. Hommikul või õhtul, kumb aeg on sinu jaoks produktiivsem? Võrdselt. Et räägitakse tihti sellest, et loomeinimesed või kunstniku hingega inimesed kuidagi paremini töötavad õhtuti. Ei ole mul nii. Mul on ikkagi, ma võin olla juba hommikul ma juba olen varakult üleval ja juba valmis kõigest selleks, et mul nüüd tuleb juuksed kinni ja kõik tehtud nii, et sul peab olema kukla taga teadmine, et sul on kõik need asjad ära tehtud, mis peab tegema. Ja siis alles saan hakata loominguga tegelema. Mitte nii, et ma tean kogu aeg, mul on see tegemata. Klassijuhataja, jah või ei? Olen olnud 6 aastat. Hääle pärast enam ei saa. Muidu oleks jah. Hääle pärast? Ja mul on hääl defitsiidis. Ma iga kord õhtul tunnen juba jälle, et mul häälepaelad on haiget saanud. Kui klassijuhataja oled, siis sa pead lihtsalt rohkem rääkima. Muidu ma oleks küll. Streik, jah või ei? Ei, mina olen kameelion.
ma võin vahetada lippe ja edasi minna. Kui siin on olnud sellel ajal mõni streik, kas sa oled kaasa läinud? Olen kaasa teinud, aga see on tulnud mulle ainult rõõmuks, sellepärast, et siis ma olen saanud kodus õmmelda, mul oli pruudikleit just siis pooleli tütre pruudikleit. Et no ma saan hakkama, aga kui ma olen selline meeskonna mängija, ma olen meluga kaasa, ma ei ole selline, kes väga kõik läbi mõtleb, ma räägin, mul kruvid vahepeal lobisevad, siis ma ei saa aru kõigest täpselt, mis siis toimub, et aga kui ma midagi kindlalt, väga kindlalt tean, siis ma loomulikult selle eest seisan, aga ma ei ole niisugune väga streikija tüüp. Kas sinu rutiini kuuluvad need legendaarsed pühapäevased pannkoogid ka, mis kõikidel ikka? Ei, kindlasti mitte. Jäätis. Jäätis on pühapäeval, jah. Mitte pannkoogid. Mis on sinu see üks asi, mida sa kõige paremini teed ja mida su pere alati tahab, et sa teeksid süüa? Kõigil on see? No ahjuribi tõenäoliselt, kui sa räägid soolast ja kui räägid magusad, siis on šokolaaditort, mis koosneb tatlitest, mis pähklid need siis on, need India pähklitest, siis on ka kookospiim ja siis on vaniljakaun seal sees üks või vaniljaseemned ja siis on tigesti põhja peal ja ta on tõeliselt rammus ja hea. Aga seal ei ole üht suhkrutega jahu. No õpetaja töö, nagu sa ütlesid, et su hääl on defitsiidis ja vaim tahab ka turgutust, et mis on need asjad, millega sa tegeled väljaspool kooliseinu, mis sind nagu maandavad ja mis sulle seda uut energiat annavad? No praegu käin võrkpallitrennis, tegelikult rannavolles ja rannatennises ja siis 10 aastat olid vahed, nüüd olen tagasi saanud, see on väikene ime minu jaoks ise ka, siis ma loen. Mulle väga meeldivad sellised, seal, kus laulevad langustid ja haritud ja sellised tõsielused lood väga meeldivad. Siis Varjude jaam, see räägib siis sellest variõppest ja pantenomist ja ühesõnaga see, kus ma saan midagi targemaks. No näiteks 6 taime, mis muutsid maailma, jälle tohutult vahva raamat. Aga mis mulle veel väga meeldib, kunagi mulle väga meeldis, sa internetis surfasid, kas sa leidsid, et ma olen kirjutanud ka sõnastiku? Ja, olen kirjutanud selle sõnastiku, mulle väga meeldis mingit teatud tööd teha. Et see oli siis Paare rahastus ja Rahandusministeeriumi projekt, et integratsioon Eestis 2000-2009 ja mina olin siis, mulle helistati ja paluti, et kas ma ei võiks olla siis kodunduse ja siis käsitöö mõistete sõnastiku autor. See oli selline passiivne, aktiivne, et veel alguses eesti keeles, siis vene keeles ja lõpuks jälle eesti keeles ja mina tegin siis pärast veel projekti ja kirjutasin ka inglise keelde need sõnad, õpetaja Lehtikalme aitas mind ja Leena tuli appi, sellepärast et mul oli selline sõna sees nagu kõla tehnika ja see on ainult Eestile omane, seda oli väga raske tõlkida teistesse keeltesse ja siis seda teha ja ma uurisin siis nagu oma teist korda, kui ma ülikooli astusin magistratuuri, siis ma siis tegin selle sõnastiku koostamise põhimõtete kohta uurimistöö ja see mulle meeldis nende menuainete sõnade sees orienteeruda, seal olid ka tähtsad klauslid, et 13 ja rohkem sõna ei tohtinud olla, siis lihtsa keele reeglites oli, et sa pidid kasutama sõnu, mida eesti keeles kasutatakse rohkem, näiteks ma oleks võinud defineerida sõna niiviisi, et kõlblik kuni, et kuni selle kuupäevani on toit tarvitamiskõlblik positiivses võtmes, aga pidin kirjutama pärast seda kuupäeva on tarvitamiskõlbmatu see toit. Ja milles küsimus on selles, et Eestis on sagedus sõnastiku järgi, see on Muisnek ja Kaalepi 2002 aastal välja antud raamat, on pärast 1500 korda ja enne ainult 900 korda. Ja siis sealt tulid välja, siis mul oli 735 sõna, lihtsõnad ja liitsõnad, no neid oli enam-vähem võrdselt, siis tulid seal, no meil on võõrsõna, moe, show näiteks tuli sealt välja, ma kasutan seda kõik, ma lastega räägin ses suhtes, et see on nii põnev, näiteks overlock masin on selline laensõna, kus on inglise ja eestikeelne sõna segamini, siis tuleb sealt toredasti välja selline sõna nagu keeleleksikaalsed kategooriatest tuli siis sünonüümesid välja, et 49, kus oli üks sünonüüm, liimiriie, dubleerriie, kus oli 2 tükki, oli siis näiteks võtta etaanappe, ätikappe ja siis ätikas ja 3 veimevakk, andevakk, pruudivakk, pruutvakk,
nii tore jaotada sellist informatsiooni, siis on meil ka olemas sünonüüm või see polüseem ja homonüüm ja siis on meil ka nüüd siis seal mis need on, kui on B, rinna ümbermõõt, RÜ, akronüümid, rinna ümbermõõt, seljapikkus, siis puusa ümbermõõt, et neid meil on seal sees. Siis oli seal veel toredasti, no polüseem on meil süstik, mis on siis 3 korda ühes ainevaldkonnas kasutatud, üks on siis, mis läheb kangaskudumisel läbi koe ja lõimelõngadest läbi, õmblusmasina sisse läheb süstik ja süstikpitsi tegemiseks on väike süstik. Ja siis homonüüm on meil siis filee, mis on siis kõik toiduainete, linnu siis rinnalihas ja siis kalal seal selja peal ja loomal siis 2 pool selgroogu, aga filee on ka käsitööpits, mis on siis nagu kalavõrk ja siis on täidetud kalavõrk seest. Et nendega mulle meeldib mängida hot couture, pret-à-portrait, kuigi ma neid sõnu ei oska ütelda, aga ma toon need sisse ja ma räägin ikka, et me teeme ikkagi hot couture. See tähendab seda, et meil on kõrgkäsitöö, me traageldame, me triigime alati ja meil on alati personaliseeritud töö, mis on nagu need, mis pidid tähtsad, need kõrged firmad pidid ju siis nendele vastama ja siis meie vastame ka, sest meil on moemaja. Mina räägin ka, et meil on natuke moemaja, see klass ja siis ükskord tulen sööklast ja ukse peal oli silt moemaja suletud. Ma tahaks, kas ma võin pilti teha, kas ma võin seda bluusi jäädvustada? Lase käia. Jah, see on ka see moemaja bluus, selline väga lahe. Aga ma panen sind proovile ja ma mõtlen, et sulle kindlasti meeldib see ülesanne. Ma teen selle pakikese siit lahti ja ma tahan, et sa võtad kinni silmi siit ühe kommi. Roosa võtan. Kas sa juba tead või? Jaa. Okei. Ma proovin kuidagi ta lahti teha nii, et sa saad siit haarata teda siis. No vaatame, aga kinni siis ma olen täna koolimajas juba selle bluusiga käinud ja meie kooli Aina ütles mulle nii, et kuule, selle kohta käib üks lugu. Ma ütlen, kas sa arvad seda lugu, et mida vanem meid, seda roosam kleit? Jaa. Ma ütlen, ma tean seda lugu, see on nii tore, aga mida roosam kleit, seda rõõmsam meid. Ja selle peale ta oli, no nii on. Nii, no vaatame, kas sa, no see oleks nii lahe, kui sa võtaks roosa praegu, aga ma ei imestaks. Nii. Nii, ole hea. Kollane. No mis see ütleb Päike. nüüd? Päike. No nagu sina. Ema ütleb ikka mulle, et kui sa tuled koju, siis tuleb päike ka kaasa. Aitäh. Aitäh sulle, väga tore oli. Ma loodan, et me teeme veel ühe saate varsti, et need lood kõik, mis sul on, et need saaks kuidagi salvestada, sest sul neid lugusi on. Ja sul pudel ka roosadena, kas sa nägid seda ise või? Juhus või? Aitäh sulle, Marja. Palun. See oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören!